Selleks, et inimene endale saaks parima võimaliku helisüsteemi koju või kontorisse valida, ta peaks kõigepealt vaatama, kui palju tal raha on, sest valik on väga lai. Klassikaliselt on tegelikult niimoodi, kui disain on hea, siis tegelikult on heli ka hea. Kui inimesed näevad juba vaeva disaini kallal, siis nad ikka näevad selle heli kallal ka vaeva. Et sealt kõlarist tuleks välja uuesti see hea heli, mis on sinna mõeldud sisse. Mina jälle vaidlen vastu. Ma olen näinud väga hea disainiga kõlareid, mille heli ei kannata mingisugust kriitikat. Nii et minu arust need kaks asja ei käi alatasa koos. Kui keegi endale tänapäeval koju kõlarit valib, ta kindlasti vaatab ka selle pilguga, et see tema muu interjööriga kokku sobiks, et disain on järjest olulisem tänapäeval. Ja siin nüüd nende kõlarite puhul on läbivaks jooneks selline minimalistlik, modernne, et nad ühest küljest võimalikult vähe silma torkaks, aga samas, et nad ikkagi kannaks sellist disaini või kujunduselementi kodus. Tootjad on disaini peale kindlasti rõhku pannud ja mõlemad on väga tuntud tegijad ja pigem panustavad kvaliteedile. Et siin on ilusti vaeva nähtud disaini kallal, mis on ka siis loogiline selle firma puhul ja sound on väga hea. Väga hea, eriti arvestades selle kõlari väga väikseid mõõtmeid. Just, ja tema käsitlemine on ka väga lihtne, et ta ikkagi nagu Bluetoothiga läheb nagu otse sulle. Näiteks me proovisime telefoni taha. Väga lihtsalt ühildub. Ja heli kvaliteet on hämmastavalt puhas ja isegi valjult kuulates, sest tavaliselt just väiksemad kõlarid kõvasti keerates hakkavad heli moonutama ja tooma välja sagedusi, mis hakkavad kõrva häirima. Et siin oli kuidagi kõik kõrged, keskmised ja madalad hästi paigas, erinevaid stiile kuulates nii vaikselt kui kõvasti. Need on kaks minu arust sellisele inimesele, kes hindab mugavust ja näiteks ideaalne variant võtta näiteks suvilasse kaasa ja kuulata seal peenarde rohimise taustaks oma lemmikmuusikat, kui heli kvaliteet nagu kõvemini kuulates ei ole võib-olla kõige olulisem. Väiksem Bose ühildus väga hästi järjekordselt telefoniga. Suurema ühildumise jaoks oli vaja ikkagi natukene äpp alla laadida, mis võttis aega 15-20 minutit kahjuks. Ta töötab nagu raadiojaam, et sul on selline kodune süsteem, sa paned selle püsti ja siis rahulikult juhid telefonist, seal on interneti raadiod, seal on sinu oma muusika, seal on Spotify võimalus, et sa saad rahulikult juhtida kogu asja. Väga hea tausta helisüsteem. Et eesmärgid nendel Bang & Olufsenidel ja Bose tarbijatel võib-olla on mõnevõrra erinevad. Need on kuidagi lihtsamale ja võib-olla vähem kriitilisemale muusikatarbijale. Et selle ühildamine oli väga lihtne. Saab ka nii äpi kaudu seda tööle panna, aga saab ka täiesti ilma Bluetoothiga hästi ruttu ühildada. Aga siin oli nii, et ta kuidagi kõvemini kuulates hakkas ikkagi mängima rolli see, et see kõlar on pisike ja plastmassist ja veidi hakkas moonutama. Kõvasti kuulamine tähendab seda, et sa ikkagi paned põhimõtteliselt peaaegu põhja. Ja siis vaatad, kui kõvasti see kõlar tegelikult, mis ta sealt välja annab. Tavatarbija kasutab kuskil poole peale või veerandi peale ja selle pealt on väga ideaalne teda kuulata. Suure kõlari puhul me natuke eeldasime just nagu valjemini kuulates, et eriti bassi osa võiks nagu rohkem esile tulla, madalam bassi ots, et seda nagu väga ta välja ei anna, aga samas niimoodi nii-öelda toatemperatuuril vaikselt kuulates mitte väga kriitilisele tarbijale on täiesti okei toode ja just see, et eriti väike teda
oma kerge kaalu tõttu väga lihtne kaasa tassida. Et kui lapsed tahavad nagu diskot kodus teha, siis Bose jääb natuke nõrgaks selle jaoks ja Bang & Olufsen juba veab välja. Aga selle suurema Bose puhul mulle meeldis see, et display kuvab siis sinu teisest aparaadist mängitava muusika nimesid, artisti, mis loo nimi on. Nii et kui sa paned siis kuskil mingisuguse playlisti mängima, siis veidi nagu sellise kaudselt hariva eesmärgiga ka, et saad ennast kurssi viia, mis asi parajasti mängib. Bang & Olufseni plussiks vist meie mõlema arvates oli oodatust parem helikvaliteet, eriti mõõtmeid arvestades. Nende kõlarite puhul on siis ikkagi pluss on see, kuidas nad on nagu läbi äppi ühildatavad ja sul on võimalik teha kodus endale nagu oma raadiojaam. Sul on tuhandeid võimalusi kuulata muusikat erinevatest kanalitest. Kui ma ostan ühe plaadi, panen selle mängijasse ja kuulan seda mingisuguse süsteemi kaudu, siis eelkõige ma kuulan lugu, aga see lugu peab kindlasti tulema väga hea soundiga. Heli on ülimalt oluline. Jah, ja eriti siis, kui sa kuulad vanad 70 aastate või 80 aastate alguse diskot, siis see on nagu eriti oluline. Sest seal on väga palju muusikat, mida sa halvast soundsüsteemist ei kuule lihtsalt.